Tere! Mina olen Madis Kivisild, Tapa Gümnaasiumi meedia- ja muusikaõpetaja. Ja teie vaatate Tapa Gümnaasiumi televisiooni. Tapa Gümnaasiumil on päris palju ägedaid traditsioone. Meil on koolileht, TG Ekspress, meil on kooliraadio, Eesti vanim kooliraadio. Mulle meeldib asju käima tõmmata. Ma olen mõelnud, meil on koolis videoülekanded, internetti, otseülekanded. Meil on videod kooli elust. Meil on koolis televiisorite süsteem, millega me saame näidata full HD pilti üle terve koolimaja. Miks meil ei võiks olla täiesti oma Tapa Gümnaasiumi televisioon? Mida võiksid Tapa Gümnaasiumi koridorides olevad telekad veel näidata peale selle, mida nad praegu näitavad? Nagu ikka, praegu tavaliselt on need kooliüritustest tehtud videod näiteks ja kõik sellised videod, mida õpilased ise omaette iseseisvalt nagu koostavad või siis mingid muud õpetlikud videod, näiteks praegu hetkel käivad videod ilma helita, aga võiks ka väikse heliga. Võiks näidata filme. Muusikaklippe äkki või multikaid. Need võiksid kindlasti kajastada noorte õpilaste tegevusi ka kooli kui ka kooliväliseid. Loodusfilme. Okei, aga kuidas teile tundub? Kas televisiooni on ägedam vaadata või ise teha? No kindlasti inimestele meeldib telekat vaadata, sest see ei nõua mingit erilist aktiivset tegevust, aga minu meelest on nagu televisiooni huvitavam rohkem ise teha, sest et sa saad ise omal valikul koostada ja koostada need asjad, mida sa paned eetrisse, saad ise teha oma mõttelaadi järgi video kokku panna ja seda avaldada inimestele. Ma arvan pigem vaadata. Vaadata. Ma arvan, et ise teha oleks vahvam. Ma arvan, et seda teha on palju ägedam. Minul alati meeldib asju ise teha ja siis ma mõistan ka paremini, kuidas need toimivad. Ja ma arvan, et see on üks seiklus, mida ma ei jäta mitte kunagi maha. Kas sinule meeldiks, kui Tapa Gümnaasiumil oleks päris oma televisioon? Kindlasti. Ma oleks väga poolt selle eest, et tegel oma televisioon oleks, aga see nõuab kindlasti tegusaid inimesi, kes sellega tegelema hakkaksid ja see nõuab koolile ka veel väikseid sisse või tähendab väljaminekuid, et kuhu see televisioon paigutada ja see võtab natuke aega, aga see oleks tehtav. Võiks olla, miks mitte. Ma arvan, et see poleks paha. No see oleks päris äge muutus küll, jah. Jaa. Mulle ka. Ja mul on sulle veel üks küsimus. Üksinda on väga raske televisiooni teha. Tegelikult minuga koos siin toas on veel inimesi. Kas sina tahaksid töötada Tapa Gümnaasiumi televisioonis? No kuna ma hetkel töötan kooliraadio Sõlmes, siis ma arvan, et mul vist ei jääks nii palju aega selle jaoks, aga ma arvan, et kindlasti ma võiks seal midagi kaasa teha näiteks mingist saates, kui ütleme, on mingid erilised õpilasi puudutavad saated, siis ma kindlasti lööks kaasa. Miks mitte? Ma ei tea. Muidugi. Ma arvan küll, et ma oleksin nõus kaasa lööma oma oskustega. Suur aitäh teile. Tegelikkuses pole televisiooni tegemise kuigi raske. Vähe sellest on isegi väga lõbus tegevus. Tuleb ainult tahta. Ja televisiooni teevadki need inimesed, kes seda tahavad. Ja Tapa Gümnaasiumis on televisiooni tegemine täiesti võimalik. No vaadake ise. Mis on Tapa Gümnaasiumis uut? Sel õppeaastal me oleme välja töötamas kooli väärtusi ja kaasame kooli arendustegevusse ka rohkem õpilasi, et ma arvan, et see on kõige olulisem. Mis on Tapa Gümnaasiumi puhvetis uut? Meil on erinevaid saiu. Iga hommiku praktiliselt me pakume kuskil 10-11 sorti erineva maitsega erinevat saia. Milline on laste seas kõige populaarsemad saiad? No tavaliselt ikka nad armastavad meil rohkem ikka rullpitsasaiu ja juustusaiu. Mis on Tapa Gümnaasiumis uut? No sellel õppeaastal on kõige suurem muudatus Tapa Gümnaasiumi õpilaste jaoks kindlasti see, et hindamisperioodid põhikoolis ei ole enam veerandid, vaid on trimestrid, ehk siis 4 perioodi asemel toimub sellel aastal hindamine 3 perioodis. Lisaks sellele oleme juba eelmisest õppeaastast võtnud endale südameasjaks kaasata õpilasi rohkem kooli arendustegevusse
ja see näeb välja siis selliselt, et õpilased koos õpetajatega toimetavad ühiste eesmärkide nimel ja viiakse läbi siis ühiseid koolitusi, ühiseid ettevõtmisi, kus saavad õpilased ise oma sõna välja öelda, oma arvamuse avaldada, et kuidas meie kool peaks edasi minema. mis on uut Tapa gümnaasiumi sööklas? Uueks on läinud see, et tasuta süüa saavad kõik, gümnaasium ja kõik saavad tasuta toitu. mis on Tapa gümnaasiumi Sõlmes uut? Sõlmes, ehk siis kooliraadios. Kooliraadios ma võin öelda, et on uued liikmed, 2 poissi, Jens ja Artur. Väga vahvad poisid, võin kohe esimese muljega öelda, et kindlasti väga aktiivsed. Ning mis meil siin veel uut on, meil püüame teha uue aastaga palju erinevaid uusi asju, valmistame siin ette saateid ja püüame ühiselt muuta siis koolipäeva ja vahetunnid veelgi lõbusamaks kui eelmine aasta näiteks. Püüame teha üritusi erinevate viisidega lõbusamateks ning atraktiivsemateks, et tuleks rohkem rahvast kohale ning ja ma ei oskagi eriti midagi muud öelda, et uus aasta uue hooga, et vaatame, mis ette tuleb, et püüame kõike paremaks teha. mis on uut Tapa gümnaasiumis? Tapa gümnaasiumis on paljud, on uued inimesed, on uued mõtted, on uued tuuled, on ideed ja ma loodan, et selle õppeaastal 2015-2016 need paljud mõtted, mida me oleme läbi mitme töörühma teinud, me suudame ka need käivitada ja et oleks rohkem õppimist, oleks rohkem õpilaskeskset õppimist ja oleks kindlasti ka sellist, ütleme, loovust ja ettevõtlikkust, mida tõsimeeli kool vajab. Nagu näha, on Tapa gümnaasium pidevas muutumises ja seda kõike selleks, et Tapa gümnaasium oleks kool, kus me kõik tahaksime käia. Miks ei võiks üks täiesti uus asi sellel aastal olla see, et Tapa gümnaasium alustab täiesti omaenda TGTV-ga, Tapa gümnaasiumi televisiooniga, mida teevad õpilased ise. Igal normaalsel telekanalil on oma logo ja Tapa gümnaasiumil võiks olla maailma kõige ägedam televisiooni logo. Aga siin me vajame sinu abi. Kas TGTV logo peaks olema selline või hoopis selline? Sina otsustad. Kujunda arvutiga või käsitsi TGTV-le oma logo ja saada see 16. oktoobriks aadressile gymnasium@tapa.ee pealkirjaga TGTV. Võitja saab loomulikult kõigi TGTV saadete nurka oma kujundatud logo, aga vähe sellest, ta saab ka selle uue logoga T-särgi. Tapa gümnaasiumi televisioon alustab tegevust 7. oktoobril pärast 7. tundi lektooriumis. Koos hakkame õppima, kuidas kaameraga filmida, kuidas teha oma filmile või telesaatele õige valgus, kuidas salvestada videot korraliku heliga, sest ükski telekanal ei lase ju eetrisse kunagi sellise heliga saadet. Et kuidas videosid kokku lõigata ja monteerida. Palju parem hakkas. Kuidas kujundada stuudiot? Näiteks siia võiksime ehitada Tapa gümnaasiumi päris oma telestuudio. Kui sina tahad olla tegija, siis ootan sind 7. oktoobril pärast 7. tundi lektooriumis. Mina olen Madis Kivisild ja teie vaatate Tapa gümnaasiumi televisiooni.